Niimoodi. Tere, jälle mina, Maire müstilisest maailmast. Nüüd ma natukene aega siin kõndisin ja siis tuli meelde, et keegi küsis mu käest, et kus kohas see Lukemõisas see samune puu on, kus kohas see energiaportaal on. Siis ma mõtlesin, et ma teen teile sutsukese veel. Vaadake, kui ilus siin on. Seal on Kärneri maja. Seal on need vanad aremed. Siin on, seal pool on üks majakene. Niimoodi. Need on need vanad tallid siin. Arvatavasti tahtsin kunagi sinna otsa teha omale kullasepa ruumi. Ja siis mulle öeldi vallast, et ei ole raha ja ei ole seda, ei ole teist. Ma oleks ise kõik pannud sinna, mis oleks vaja olnud. Aga kui ei, siis ei on ju. Ja siis mõtlesin ka, et ma olen huvitav, et tuled kuskil elama ja tahad siis lüüa nagu kogukonna värgis kaasa ja siis keegi pole huvitatudki. Ilmselgelt, kui ei ole, siis ei ole. Aga mulle meeldib ikkagi siin käia jalutamas ja vaadata ja näidata teile ka, aga meil on siin on siis see valitseja majakene. Aga muidu on meil siin hästi tore selline kogukond, keda ma nüüd tean siin, eks ju. Ja siis on hästi toredaid tegevusi on. Kunagi ka kuskilgi rääkisin, et minu arust on nii palju andekaid inimesi siin ümberkaudse ja hästi palju tegusaid ja maru äge koht. Et võimalik, et üks osa sellest on see energeetika, mis siin kõik on. Aga neid selliseid toredaid energeetilisi kohtasid on Eestis küll ja küll. Aga lihtsalt ma praegust tulen siit seda rada mööda, alleed mööda, mis siis tuleb siia mõisani välja. Näitan teile veel. Ja mõtlesin, et ma näitan teile siis seda puud. Vaadake, kui ägedad puud siin on. Kõik puud on sellised väga iseloomuga, hoopis teistsuguse energiaga puud. Ilmselgelt on siin mingi selline huvitav energia. Niimoodi ja siis siin tehakse suvel ka igasuguseid toredaid filmiõhtuid, loodusfilmide õhtud. Et olen ka käinud, väga tore on. Ja kui tuleb veel, siis Lukemõisa lehe pealt muidugi saab jälgida seda reklaami. Et see ei ole nüüd küll mul selline reklaam saada, aga kui ma ise fännan seda kohta, et siis minugi poolest ma võin ju rääkida sellest, mis mulle endale meeldib. Niimoodi. Nõnda. Nii. Nüüd on niimoodi, mõisakene seal. Siit läheb ringiga teekene ja sealt poolt tuleb ringiga välja. Mina lähengi praegu siit poolt. Siit poolt lähen, sest kui autoga tulla, siis saab vaatan selle käigus, selle väikese makakese käigus siin saan teile näidata, aga siin on kõik sildid üleval, kus kohas see parkimisplats on, kuhu saab auto panna. Aga nüüd on niimoodi, et kuna mina tahtsin teile seda puud näidata, siis mina seda puud näitan. Näete, siin mõisa ees, mõisa esine, siin on ühed puud, siin on mõisamaja, valitsejamaja ja see samane kõige suurem puu, mis siin on kõige laiem aruga, kõige laiem selle tüvega. Et selle puu ümber ehakene, sa niikuinii vaatad seda minu saadet ka, et kui sul on seal telefonis see pilt olemas, kus see puu energia jäi peale, siis võid vabalt siia üles panna, kui tahad. Et siis on näha ilusasti, sellepärast, et väga vähe on kordi, kus jääb foto peale, energiat jäävad foto peale, et siis oleks väga tore teil vaadata. Nii, sealt kaugemalt paistavad, mina kutsun neid lõviväravateks. Tegelikult on maru äge. Niimoodi. Aga just kuna selle puu pärast ma siia tulin teile näitama, et siis väikese jalutuskäigu ka koos saame siis teada täpsemalt, kus on nii puukene siin. Maru kahju on see, et see võimsus, mis seal tegelikkuses on, et see ei taha pildi peale jääda. Nii, näete,
siin toredad vihmavarjupuud, ma ei tea, mis nende nimetused on, aga suvel on hullult lahe, nagu Lehtla, nagu selline vihmavarjukene. Minu unistustes on olnud, et mul on ka kodus selline puu. Noh, teate, et see, et sellisest kasvaks, kui istutada, siis ma arvatavasti peaksin üle 100 aasta elama, aga no mine hullu tea, äkki on see võimalik kõik, eks ju. Aga mega äge on sinna teha siin lauakene ümber, toolikesed panna, no suvel näiteks väikene palava ilmaga lähed natukene sinna varju, teed mingi väikese mahlakese jääkuubikutega endale, vaata äge. Nii väike unistus välja kirjutatud. Niimoodi jah, on ju. Niimoodi, siis siia, kui ma vaatan nüüd siin vasakule, siis siit läheb sinna Eeva kujukese juurde ja see on õhtul ilusasti valgustatud nüüd. Ja siis on need lõvikesed seal, paljud on käinud siin pargis jalutamas ja enne seda, kui ma üldse siia elama sattusin, siis ikka ühest ja teisest kohast tuli informatsiooni, ikka Lukemõisa park, oi kui äge. Ja ma ei osanud selle peale mitte midagi kosta. Et eraldi ei hakanud tulema ka ja siis, kui mul kunagi selle fotograafitööga seoses oli, tegime Päevalehele erileht Elumaal oli ja siis käisime siin Lukel Breti juustuvabrikuga tegemas lugu, mina pildistasin siis ja siis esimest korda sattusin Lukele. Mõtlesin, kuna ma ise olin siis, kus ma siis parasjagu elasingi, ma ei mäletagi enam, kas oli see Paides või oli see kuskil mujal või olin juba, ei, Jänedal ma ei olnud veel. Niimoodi, et siis oli esimest korda, kui ma sattusin siia ja mõtlesin ka, issand jumal, kuskil karu perses, aga siin kuskil pidi olema mõisapark. Muidugi meil ei olnud aega, sest meil oli kiirus taga on ühe päeva jooksul. Tõmbasime siin Lõuna-Eestis neid kohti läbi lugude tegemiseks ja lihtsalt polnud aega siin käia. Ja ma nii mõtlesin, et oi, tahaks ka kunagi siia Luke mõisaparki tulla. No vaatake, jälle, et unistused võivad täituda. Nii, nüüd ma pööran siit natukene. Niimoodi, see valitsejamajakene. Nüüd on niimoodi, et siit on tehtud, väga palju on tehtud juba, seest on esimene korrus valmis, väga äge. Ja siis, teate, mina juba unistan sellest teisest korrusest. Nii et näis. Minu nägemusest tulevad sinna üles toad, majutus, mis tegelikult on, seda ma ei tea. Aga eks see siis näha ole. Mega äge. Nii, ja nüüd näete, keegi on veel siin käinud, isegi mingi loomakene. Ja nüüd ma lähen teiega koos siia selle samase võimsa puu juurde, kus on see energiasammas. Ma praegust kõnnin mingisuguse koerakese või kassikese või kelle iganes jälgedes. Aga tore on käia. Tead, selline tunne siin kõndides tekib, nagu mul oleks sabal, aga niimoodi. Nõndamoodi. Lähme siia puu juurde. Ja teinekord, kui meil vaja mingisugust selgust ja ma olen siin ligidal, ja isegi kui nüüd seljahädad olid, kui võimas. Ma ei ole kunagi vaadanud, siin on mingisugune siseshäda, ma ei näe. Peaks valgustama, mis seal sees on. Äkki keegi elab seal sees, ei oska öelda. Niimoodi, igal juhul. Mina olen pannud omale alati selja siia vastu. Ma olen, seljaraviks ka olen seda kasutanud, seda puukest. Ja siis info saamiseks, siis ma olen pannud selja siia vastu. Nii, ma vaatan, kas ma saan korraks seda siin keset videot ehk. Ehk jääb niimoodi. Ja siis ma olen andnud alati mingisuguse taotluse, mida ma tahan tervendada, mida ma tahaksin. Ja siis ma olen pannud silmad kinni ja lihtsalt tunnetanud selle puu energiaga ühteselt. Isegi kui ma praegust panen silmad kinni, siis ma näen hästi sellist ilusat, isegi natuke nagu heleroosakat, helelillakat valgust. Täpselt nagu valguse sammas. Ahah, nõrk koht annab tunda kohe. Ja ma sätin ennast natuke siin. Ma silmad kinni olen sellepärast, et mul on vaja vaadata, mis toimub. Sest kui ma teiega räägin silmad lahti, siis mulle ei tule need pildid nii hästi ette. Aga puu ütleb mulle niimoodi. Kohe ütlen. Kuskil linnukene ka laulab.
praegust ütleb niimoodi, et kopsudele on vaja energiat, aga kuidagi see mitte, see ei ole ainult minuga seoses. Nojah, olin ka ju mingi aeg haige, aga ma kohe ütlen, ma lähen siiapoole. Ma lähen siiapoole ja vaatan seda informatsiooni siin. Kohe ütlen teile. Siinpool on eleroheline energia. Ilmselgelt siin, kus kohas on see avaus, see jääb siis, ma olen näoga sinna, paremale jäävad need lõviväravad, vasakule jääb see tee, mis siia mõisa ette sisse tuleb. Ja siinpool see pool on tervendav energia ja kopsud lähevad ilusasti kergeks. Energia läheb ilus eleroheline, siis läheb veel elerohelisemaks. Mega ilusad värvid on. Et kahju, et ma ei saa neid värve teile edasi anda. Ja informatsioon selline, et sealt enne tuli kuidagi kurbus, inimeste kurbus tuli siit poolt, vaatan veel, siit poolt, kas on veel niimoodi. Ja siit tuleb see tunnetus tagasi, ma käin terve selle puu läbi, vaatame, mis siin on, siin pool on siis, see on siis see teine pool, niimoodi vaatame, ma vaatan korraks siia. Lähen näoga päikese suunas. Aga siin mul meeldib ka olla. Pärast näitan teile. Ühesõnaga see pool on selline, kus on selline vagu sees. Niimoodi, et just nagu lähed nii nagu puu võtaksin kaisu. Niimoodi lähen siia vastu ja vaatame, mis energia siit saab. Või mis informatsiooni. Issand, kui huvitav, siin tuleb niimoodi, et laadimine kosmilise energiaga. Siin on toetus, turvatunde taastamine. Niimoodi kohe ütlen veel. Siin tuleb küll huvitav tunne, nagu õljuma hakkaks. Energiatõus. Siin tuleb mõruäge tunne. Selline kergenduse tunne. Okidoki. Nii, ma lähen veel. Kui me juba siin oleme, siis ma lähen siia poole. Nüüd on siis peaaegu ring peale tehtud. Nüüd ma olen siin kohas, kus mul on selg vastu puud ja nägu vaatab otse sinna selle valitseja maja peale. Niimoodi, vaatame, mis informatsioon siit tuleb. Siin on teine puuga ees, ma ei ole seda teist kunagi skänninud, aga teiste pealt ei ole kunagi seda energiat pildi peale jäänud. Nii, kohe. Siinpool on natukene selline maisem energia, aga visioonid, unistamine, tuleviku visioonide loomine. Mis veel? Nüüd on küll naljakas, kui teid hakkab siin massiliselt tulema, neid kohti on kindlasti Eestis veel, aga sest pole midagi. Et olgem siis ilusasti, käituge korralikult, nagu öeldakse, et kui te siia tulete, et siis alati, kui te saate sealt puult abi, siis tänage seda puud, tervet loodus, muidugi tuleb alati jälle tänulikult tänada. Aga siin on huvitav ja niimoodi, et visualiseerid oma soovid, unistused, mis on siis sinu enda eluga kooskõlas, sa pead siis niimoodi, et rohkem maiste soovide koht ja siis lihtsalt huvitavalt see energia liigub siis üles poole ja siin saate soovida ühesõnaga. Niimoodi, hästi lahe. Nii, et ma panen nüüd selle asjanduse siin teisipidi. Nii, vaata, minule ka valgus peal. Näed, nõks. Niimoodi, tahaks saada ka mingit ägedat sellist. Vaadata, kuidas pärast jääb video pealt. Need energiad on ju mega lahedad. Nii,
mul on jäänud küll energiaid pildi peale, aga neid tuleb otsida. Nüüd panen jälle niipidi. Ja siis ma näitan teile nüüd selle puu koha pealt siin. Panen kinda kätte. See on käel soe. Nii, kuna ma siit tulin, siis kui ma siit tulin, see pool, siis on, siin oli mul see koht, kus oli heleroheline energia, tervendav energia, siin saate tervendada, aga skännida saate ennast selle puu, sealt vaadata siis sellel küljel, sealt poolt tulla siis paremal küljel ja väga lahe on see, et siin on, okei, ma saan täitsa aru. Nüüd ma saan täitsa aru. Need arud lähevad siin hästi võimsalt, hästi kõrgele. Nii et see aru, parem aru, selle all otse. Siin saate tunnetada, kes tunnetab rohkem. Siin saate teada siis seda, mis teil vajab kõige rohkem parasjagu tervendamist, oma hädad. Nii et tunnetage rahulikult, kui te siia tulete sellele poolele selja vastu panete, siis need kohad annavad keha pealt teil märku väikese sellise, kas väikese valuaistinguga või raskustundega. Siis siin paremal pool siis oli see, kus kohas te saate siis seista natukene, tervendada, siis tervendate ennast siin pool ära. Nii, selle poole peal. Niimoodi, natuke kaugelt näitan, siis on näha, kus mõisa suhtes, kus kohas, selle valitsejamaja suhtes, kus kohast siis on. Ja siis ma teen siia ringi ümber, käin ümber selle. Siis on niimoodi, et siit kohast oli skännimine, teisel pool oli siis, mina liikusin praegust vastu päeva. Aga kui nüüd hakata siit pihta, kui sellest skännimiskohast hakata pihta, siis minna sealt tervenemise koha peale, siis liigub päripäeva see ring. Aga no mul on ikka alati kombeks vastupäeva käia kõik asju. Niimoodi. Ja siis kui siit poolt lähete nüüd selle poole peale, kus ma näitasin, et on selline huvitav koht, nii nagu puu võtaksid kaisu, siis siin selg vastu pannes, siin oli hästi ilus selline kuidagi kõrgemale tõstev energia. Nii et siit laete täis ennastel pärast head energiat. Nii. Ja siis lõpuks oli, kui ma olin siis selle poole peal, mis jäi siis näoga vastu. Issand koormas, jälgimärke on ju, vaadagi kui ilus. Nii, need on loomakese jäljed. Aga lihtsalt nii ilus on lille sümbol siin, väga äge. Nii et seda puud peab ka vaatama, mis energia sellel puhul siin on. Muidugi siia ligemale minnes on natukene hinge, südame tšakra läheb sutsukene raskemaks. Et ei tea, eks vaatame, mis sellega on. Nii, ja siis kui te tulete siis siia poole, kui oli siis näoga vastu valitsejamaja seistes, siis selle poole peal saate ma soove soovida. Aga kindlasti tulge ja katsetage ja proovige läbi teha need asjad. Sest külje pealt oli muidugi kõige parem siia tulla siia puu juurde. Aga kui nüüd võtta niimoodi, et kui te seisate, siis ühesõnaga, kui te siia tulete nii näoga valitsejamaja suunas, kui see tee läheb nüüd siit poolt läheb, eks ju, ümmargune, nii rada läheb siia valitsejamaja juurde, siis on siit läheb terve see teekene, niimoodi, terve tee läheb siiapoole välja, siis kui sealt vaadates, siis päripäeva on täiesti reaalne. Need kohad toimivad täiesti nii, nagu peavad toimima. Et kõigepealt lähete, sealt on keegi tulnud ka otse. Et see on ka juba selline tore märk sellest, et keegi on tulnud õigest kohast. Niimoodi.
et siis on õige järjekord on niimoodi, et hakkate siitpoolt pihta, skännite ennast ära, siis lähete tervendusse, siis lähete siiapoole, soovite oma soovid, annate universumisse oma taotlused ja siis lõpuks siis tulete siiapoole, siia, kus on see koht nagu puukaisu võtaks teid ja siis te lihtsalt laete ennast seda kosmilist energiat täis. Mega äge, siin oli veel kuidagi sellise hoituse ja turvatunde taastamine ja väga lahe. Nii et väikene ülevaade teile tehtud. Aitäh puukesele ja aitäh universumile, et on meile inimestele sellised kohad antud, kus me saame ennast nii-öelda ilma rahata tervendada. Nii et kõik ei pea maksma alati. Niimoodi. Aga ega midagi. Lähen nüüd seda tuldud teed siin tagasi. Muidugi ma lähen võib-olla ma siiski natukene ajan teiega veel juttu, aga ma lähen nüüd seda ilusat rada mööda, mis siit valitseja maja juurest läheb sinna alla Kärneri maja juurde. Vot niimoodi. Et vaatame. Siin on pingikene. See mees Andres Ratasepp, kes selle pingi on teinud, ta on väga ilusaid pinke üle Eesti teinud. Ja väga andekas minu arust. Ja tema on ka käinud Viljandi Kultuuriakadeemias. Ju ta siis käis selle rahvusliku ehituse erialal. Mina käisin metalli erialal. Niimoodi. Sepatööd ja kullasepatööd õppivad. Niimoodi. Siin tulevadki igasugused toredad õhtusöögidesed. Ma olen varem käinud siin. Teate, mul läks kus